Teine osa. Igasugune tõbi, igasugune puudus peab jõudma või määratud punktini, kus kohas toimub midagi. Pööre. Mina nimetan seda ajastuseks ja loen seda ülimuslikuks elu kõigis ilmingutes. Ajastus. Ajastus ja veel kord ajastus. Ülimuslik. Seisund. Aegruumis. Kus see pööre võib toimuda. Mõnikord ma mõtlen, et kõik need miljardid palved, mis tõusevad kogu aeg, igas ajahetkes, kuhugi taevastesse. See on ajastuse püüdmine, et me kõik oleme teel selle punktini, kus kohas tee läheb siis vastalt kas vasakule või paremale, üles või alla. Nende ristmikene ja palve kaudu, palves me liigume. Sest palve oma olemuselt on iga mõte. Absoluutselt iga mõte. Mingisugused spetsiifilised palved kui sellised. No abiks ikka. Ma ei tegele nendega. Olen kunagi tegelenud. Nüüd on teistmoodi. Need on mõtlused. Väga palju kasu on, kui sa saad jagada oma mõtteid kellegiga. Mis on ülioluline. Ülioluline. See on nüüd kõige olulisem. Seda võibki lugeda tegelikult nii-öelda teiseks sammuks. Üks tasand on iseendas. Rahmaninov, kes saadab seda mu mõtet, ta räägib seda muusika keeles lahti. Ma usun, et suurusjärk miljardid inimesed on seda kuulanud. Üritan tõlgitseda ja nad on leidnud sealt ainult ühe. See on kurbus. Kurbus omamoodi äraspidiselt muide määratletakse tarkuse ühe derivaadina. Kurbus tekib tarkadel inimestel, kui nad näevad ja tajuvad kõiksust, tervet olemist nii suure ja ähvardava ega muidugi kaootilisena, et see tekitab neis patoloogilise hirmu ja kartuse ja selle tulemine kurbuse seisundi. Kes palju näevad, need ka palju kannatavad. Rahmaninov elas seda välja oma muusikas. Aga see ei ole väljapääs. See on ainult konstanteering, seisundi konstanteering, kus inimhing sipleb. See on teine osa. Oma seisundi määratlus on taas väga suur protsent läbitud teest. Oma seisundi määratlus ja otsustavus seda jagada kellegiga. Kellega? Uus tee aru. Jah, mul on see võimalus tänases päevas. On inimene, kellega ma saan kõike jagada. See on väga oluline aspekt. Mul ei ole pihiisa vaja, mul ei ole psühhoterapeuti vaja ja mul ei ole ka enam vaja AA-d, anonüümset alkohoolikute vennaskonda, kust mu tee sai alguse. Mul ei ole seda enam täna vaja. Mitte, et ma ülbe oleksin. Ei, hoidku jumal selle eest. Ei, ma ei ole ülbe. Eks siin on mitu aspekti. Üks on see, et ma olen ju kaugel võõrsil.
terve oma elukorraldusega, tugevate keelebarjääride taga. Nii inglise kui hispaania keele barjäär on mul ju täiesti olemas. Ja Hispaanias oli Soome AA esindatud ja seda ma veel kasutasin mõni aasta tagasi. Sest soome keeles olen lihtsalt nii heal järjel, et keelebarjääri ei olnud. Aga nüüd ma väga enam seda. Ja õigupoolest on selle hullu ajastuga kooskõlas on väga paljud asjad kadunud, nii nagu kirikud on suletud, nii on ka siin vennaskond suletud. Tegelikult viitasime sellele, on vaja kedagi. Antud juhul, kui sul ei ole seda inimest, olen selleks just mina. Just praegu. Just siin. Need olid mõned mõtted nüüd teisest osast. Vaatame, mida vaim näitab kolmandas osas.